Kui vanadel eestlastel ja sakslaste sigadused hakkasid pinda käima, siis pandi Jüriöö tuled põlema ja kloostrit takka otsa. Ja kui tänapäeval on nii, et mingi jama on majas, näiteks tahetakse mingi hirmus suur magistraal su magamistoa akna alt läbi ehitada, siis tulevad mehed lihtsalt kokku ja räägivad rahvamajas suud puhtaks, nii nagu Hüürus tehti. Ei olnud. Inimeste jaoks tehti viadukt üle ja loomade jaoks oli tunnel tealt läbi. Siis koer läheb tunnelist ja inimene läheb ülevalt. Hiiaküla 196 elanikust tuli 150 toetusallkirja, ma usun, et me suudame sama proportsiooni säilitada ehk koguda minimaalselt 300 allkirja. Miks nad tahavad seda siit läbi lasta? Ikka on mingisugused arendajad maas. Ja ongi nii, vaata ei oska tõestada praegu, kes kui palju nutsu on saanud. Aga vakt on see, et siin on tead, kes heitsid valik üle selle tehase. Üks on Eldur Merits näiteks. Kuule, pappi on nii, et vähe pole. Nii, Ignar Pjuhk on seal üks kinnisarendaja. Ei ole üldse vaene mees. Maja pidamist kannatab nüüd, kui tee läheb mööda. Aga kui siit tuleb, siis kannatab 200. Siin on vaipu on ikka piisavalt palju selle väikse tee. Eestlased on sellised, et ega nemad juba endale liiga teha ei lase.